6. käik. Vrum, rallisõbrad, on laupäevane päev ja on jälle aeg teha 6. käiku. Olete päris suured rallisõbrad, kui olete sellisel kenal laupäeva õhtul vajutanud play nuppu meil podcastil ja eks väikest viisi ralli haigus on ka siin laua taga. Ralli pisik, ütleme, on selles toas lendlemas. Saatejuhid Gunnar Leheste ja Ronald Poom. Toomas teieni siis tänase päeva tippsündmused ja Jaanile tõmbame ka kohe Zagrebisse kõne peale. Kuidas siis meeldis? Kuidas meeldis? Ma ei tea, ootasin jälle. Ma ei saa seda ilma ennustust enam uskuda üldse. Ma olen pettunud iga kord, kui ma seda usun, et Keenias ma ootasin seda vihma ja ei tulnud ühtegi tiba vist. Täna olin ma ka natuke pettunud. Ma ootasin vihma ja kõva vihma ja tormi ja kõike, aga seda ei tulnud. Aga sellest hoolimata, ma arvan, see on päris raju, kuidas 3 meest eest tulevad, et ma võin unustada kõik, mis täna toimus. Ma lihtsalt nagu olen nautinud selle 3 mehe tulekut ja see on täiesti nagu uskumatu tegelikult ja ma arvan, et see annab päris hea pildi ette, kui võrdsed on need 2 tootjat oma autodega, et imeline vaade on olnud vaadelda seda rallit. Jaa, ma mõtlesin ka ilma ennustajate peale ja üldse, kes selle ilmaga nagu ometialaselt kokku puutuvad, et miks üks inimene tahab seda tööd teha. See on ju selles mõttes, et nagu, täiesti mõtete tee. Täpselt samamoodi ma mõtlesin, et kui ma käisin 2 päeva tagasi oma uue dokumendi järel seal Tammsaare teel, et see, kes annab seda lipikut sulle kätte, et mis toiming sul parasjagu on, see inimene ka, et sul peale karjutakse, sa pead tegelema kõiksugu inimestega, et miks see inimene tahab oma tööd teha. Sama küsimus on ilma teaduste kohta, et kui palju nad saavad vihakirru, ma ei kujuta ette. ja tegelikult huvitav ongi see, et kui sa teed ilma näiteks mingil sellisel motorspordi alal, mingis meeskonnas on, et ma saan aru, et siin vaid kõik puusse, aga kui sa oled üks ainuke, et teised peavad täppes, et ei, mul on nagu kindlad andmed, et siit tuleb ja tegelikult ei tule, et siis vist tahaks põgeneda ja peidaks ennast kuhugi taatuppa ära, et ma ise ka ei tunne, et see töö oleks kuidagi väga meeldiv. Aga võib-olla on, ma ei tea. Mul ei ole see ilm kuidagi väga südamelähedane ka, et üldiselt mul on suva nii kaua kui aprillis. Kui aprillis lund ei saa, siis on kõik hästi, siis ma hakkan nagu süvenema ilma ja mõtlen, mida kuradit, aga nii kaua kui seda ei ole, nii kaua on okei. Ja meil ka ju hommikul tuli PPA uudis, et soovitame suverehvidega õue mitte minna. Ja mida ma teen siis? Ja mina pidin eile, tähendab, seal tuli kirja, et eile õhtul ärge liikuge ja ärge hommikul ka liikuge. Aga ma pidin eile õhtul ja täna hommikul liikuma Tallinnasse, nii et eile ma sõitsin tagasi, kusjuures nii, et ma arvan, Tallinna Maanteel Pahkluudeni lund ja ma oma suverehvidega lähen seal. Aga paneme siis mingi kuupäeva, 1. mai, et enne seda ei tohi suvereffe alla panna. Jah, ma ei tea, siin tundub, et üldse tuleb vist paljase minna vist. Jah, aga võtame kõne Jaanile alustuseks, teeme tema kiire sutsaka ja siis jutustame siin edasi, sest küsimusi on täna tulnud palju ja huvitavaid. Vaatame, kas Jaan meiega tahab kontakteeruda. Jaanil ka päris põnev päev on. Tean, et tal olid seal kohtumised promootoriga näiteks. Ja, kuulame kohe, mida kuuldu. No nii. Nii, kuuleb mind? Kuulen. Oled otse-eetris ja võid kõnelda oma päeva tegemistest? No siin sõelumist oli palju, sest hooldusalas on pressiruumist pikk maa ja vaatasin just sammud üle, miskid 18 000 sammu, mis on vanamehe jaoks selgelt liiga palju. Aga sammuda tuli, et uurida seda, uurida teist, käia siin promootoritega juttu puhumas, käia lõunapausi ajal Ott Tänakuga juttu rääkimas, käia uurimas, mis Linnamäel juhtus ja miks ta ralli katkestas täna, et sõelumist oli ja
ja mitte vähe, kuigi noh, mis sa seal sõelud, ma võin nii palju sõeluda kui tahan, aga Otil täna ikkagi asi paremaks ei läinud ja korjas 4. koha punktid, aga ütleme nii, et asi seegi, et parem 4. koht kui mitte koht. Jaa, eks see kõige huvitavam osa sinu päevast vast oligi promootoriga kohtumine, et räägi, mis seal kuulda oli? See on jah, tähendab, ühesõnaga, promootor on ka lõpuks aru saanud nagu ka 2 ülejäänud osapoolt ehk siis tiimid ja rahvusvaheline autoliit, et ralli MM-sari on kriisis. Tiimid ei taha juurde tulla, sellepärast et toode ei ole piisavalt hea. Autod on kallid, muud särgid, värgid, aga nad ei saa sisse pandud raha eest, mida on iga aasta 60 miljonit või enam, ja siis tuleb ehitada ju ka baas ja kõik muud investeeringud teha, et nad ei saa siin eriti suurt palju tagasi. Siin on küll tuhandeid ja 10 000 pealtvaatajaid Horvaatias ja kõik, meil on Rally TV, aga ikkagi on autotootjate jaoks seda kõike vähe. Ja nüüd siis peabki promootor enda sõnul looma selle selgroo ehk Rally TV ümber liha ehk siis just selle, mida tulevad vaatama noored, tulevad vaatama uued inimesed, sest hardcore rallifänn, see võtab kõik vastu. Temale aitab sellest Rally TV-st ka, et kiiruskatse algus, lõpp ja kõik muu. Aga kuidas seda teha? Juttu oli palju ja nagu siis lõpuks ma homsesse loosse kirja panin, et lahendus on see, et tuleb leida lahendus. Et ideed on promootoril küll väga suurejoonelised, aga ilmselt need teatud põhjustel kõik ei toimi, vähemalt nii, nagu soovitakse. Ehk siis näiteks tahetakse lasta publikule sõitja ja tiimi vahelist vestlust näiteks kiiruskatsete eel, et millise taktikaga minna, millise strateegiaga, milline seadistus on ja kõik muu säärane. Aga tiimid ei taha ju seda teiste kõrvadele, eelkõige konkurendi kõrvadele kuulutada. Et vaevalt sealt nüüd midagi tulema hakkab. See on lihtsalt üks näide. Ja teine näide, millest palju räägiti seal, et rallis ei ole neid värvikaid persoone, kes on vormel 1. Ja seal läks tegelikult huvitav jutt lahti pärast promootoriga kohtumist. Keegi küsis promootoritega kohtumisel, et kas keegi võiks õpetada Ott Tänakule, kuidas anda intervjuud. Aga pärast ajakirjanikud omavahel hakkasid asja arutama ja selgus, et tegelikult on ainukene tõeline värvikas persoon kogu selles Rally MM-sarjas just Ott Tänak, tema ettearvamatuse poolest. Kõikidelt teistelt sa tead, mida nad ütlevad, on poliitiliselt korrektsed, vastavad viisakalt, kasutavad täpselt stamplauseid ja mitte midagi uut. Aga kui minna Ott Tänakut intervjueerima, siis ei tea mitte kunagi, mis sealt tuleb. Et kui me mängime rollimänge, siis Ott Tänak mängib oma rolli kindlasti välja. Tasane eestlane, irooniline, kord räägib, kord ei räägi, kord viskab nalja, siis jälle ei viska nalja. Et tema on täpselt paigas. Ja nüüd peab igaüks siis otsima oma rolli. Ja mille promootor ka väga huvitavalt välja tõi, oli see, et iga ralli ajal tehakse 100 intervjuusid. Katse lõppudel, katse eel, päeva lõpus, ralli eel, ralli järel. Aga nad on seda analüüsinud
ja ütlevad, et võib-olla 10% on nendest intervjuudest säärased, mida tasub kuulata, mis on pealtvaatajale ja rallifännile huvitava. Ja siin on jällegi mõttekoht. Jaa, nõus. Rallist endast ka, et me siin rääkisime ilmast pikalt, et kes teil seal ilma ennustab, et lubati ju täna sellist sadu, et ohohoo, aga kus see jäi siis? Nad ütlesid, et see on mägede värk ja Horvaatia värk, et eile olid kõik täiesti kindlad, absoluutselt kõik olid kindlad, et täna sajab ja kõvasti. Hommiku hakkasid juba kahtlused peale ja sellepärast ei julgenud mitte keegi kahte vihmareffi koju jätta. Ja siis nagu väidetavalt lõunapausi ajal räägiti, sadas küll, sadas täiesti korralikult, aga mitte katsete kohal. Et see oli ka huvitav ja lõpuks nad kandsid ju ka õhtuni välja kogu seda vihmavarustust kaasas, olid nende reffidega hädas, aga ei muffigi, ei mitte tilkagi. Nii et eks ta oli ka omamoodi kogemus kõikidele rallimeestele, eks see tegi ka osaliselt asja põnevamaks, sest kihutada säärasel asfaltil mitte sobivate rehvidega, see on ka paras väljakutse. Aga mis rallist veel siis ikka, mina võtan mütsi, tähendab kahjuks müts ei ole, aga kui mul müts oleks, siis võtaksin selle maha ikkagi Thierry Neuvilli ees. Et vend ikka pigistas endast viimse välja ja kui me räägime nüüd siis nii-öelda toredatest ja headest intervjuudest ja emotsioonidest, siis vaadake, kui lai naeratus oli Neuvillil näol siis, kui ta lõpuks käed üles lõi ja korjas oma maksimumpunktid koju ja oli ääretult õnnelik ja vot seda tasub fännile näidata. Samas jälle tekkis küsimus, palju see oli, 4,9 sekundit, palju see oli. Ja. Terve päeva kohta. Eile läksid ju Neuvill ja Evans läksid nullist, sama ajaga startisid. Ja näed, pagan, üks võtab 10 kaupa selle võidu ära, vahepeal nii kui vea teeb, kukub Evansist tahapoole, järgmisel katsel surub gaasi, võidab mitme sekundiga Evansit ja rebib jälle vahe sisse, et hurraa Neuvilli poolest, aga ma päeva kommentaari pealkirjastasin, et kas Neuvill kavatseb tõesti maailmameistriks tulla, aga nüüd tuleb 7 kruusarallit. Ja kes ütleb, et mitu viimase 5 aasta jooksul, mitu kruusarallit on Neuvill võitnud 5 aasta jooksul? No peast ei ütle. Mina ütlen 3. Aga kõigest. Evans on 4 võitnud ja Ott Tänak on 8. Nii et tegelikult õige ralli MM-sari hakkab pista nüüd ja Portugalist. Ja siis, kui need 7 kruusarallit on läbi, siis loeme punktid üle ja vaatame, kes on kes ja mis on mis. No just. Ma küsin veel eelmise teema ja üldse meie kõne lõpetuseks, et mitu ajakirjanikku on pressikeskuses peale sinu? Need, kes istuvad samamoodi nagu sina ja on käed ikkagi töös kogu aeg? Ei, siin on kõik see täitsa tavapärane seltskond, kõik see sakslane, Rainer, Auto, Hesto, prantslane, Autosport on, siis on näpuotsaga soomlasi, siis olen mina, siis on veel 2-3 venda, kes alati käivad ja siis nõuke käputäis kohalikke ajakirjanikke, aga see pressiruum on väike, et ütleme niimoodi, et kuidas siis öelda, kui toimuks vormel 1, siis oleks nii väike pressikeskus näiteks mõeldud ajakirjanikele, kelle pikkus on koos Sony mütsiga 1,50 m ja juba see kamp läks selle pressiruumi täis. Jaa. Kuule, selge, mine püüa surematuid intervjuusid ja vahenda meile ka Oti enda mõtteid. Teen seda ja siis homme, nagu ma saan, vestleme uuesti. Jah, homme vestleme uuesti.
kõik head sulle. Teeme nii. Jaani jutu jätkuks, see tuli sellest miljonäri intervjuust ka välja, et tegelikult ei tule ju jalgratast leiutada. Tuleb teha kõike samamoodi, nagu on teinud F1. Jah, tegelikult ju eelmise ralli ajal korraks Urmoga vist rääkisime ka, siis Urmo ütles, et nagu ei taha nagu F1 olla. Aga samas F1 on võib-olla just vormelite rallit ei saa lihtsalt nagu võrrelda, mitte kuidagi selles mõttes, et nagu üks on konkreetne, toimub sõit, tund aega hiljem põhimõtteliselt sa juba lähed teed oma asja, on ju. Ralli on lihtsalt nagu üks lõputu pikk võistlus ja see teeb selle jälgimise nii keeruliseks, aga selles mõttes ma olen nagu nõus tegelikult, mis pointid oli see promootor või FIA seal välja toonud, ma ei tea, praegu ei salvestanud, kummast ta rääkis, mida Jaan rääkis, et kas või need kommentaarid, mida meeskonna ja tiimi ja juhi mingid vestlused, ülihea mõte, seda peakski tegema, võtagi F1-st, ja see ongi F1-st, aga harjume siis ära sellega, et me anname ka konkurendile midagi teada. Ma arvan, et F1 on kuulatud teineteise raadiosidet pealt 80-ndast. Nagu mida sa saad seal anda, on see, et sa saad mingi refi strateegiat, et kuule, pane, ma ei tea, diagonaali refid, no who cares, ma arvan, et kõik teavad seda, kuidas panna reffe või kuidas proovida. Oma auto pehmem või äigen, no so what? Ma arvan, see meeskond ei anna seda soovitust, niikuinii see on piloodi enda otsus. Ja meeskond ei ütle, et keera autos, et sellist asja ei ole, et meeskond kuskil nagu F1, ma ei tea, vist keeratakse kuskil arvutaga ka seadeid on ju masinal, et seda ei ole rallis sa saadki öelda, et kuule, et meil ma ei tea, parem kurv on rohkem kui vasakuid, et pane niipidi refid või mida iganes, et või mingi vestlus, et selle katse peal kui enne 10 kilomeetrit läheb ref katki, siis vaheta, kui pärast tule lõpuni. Need on nagu sellised labased asjad, mida saab teha, mida nagu minu meelest võivad kõik teada, suva. Ja samas on see ikkagi selles mõttes pisiasi, et meil on kõigepealt vaja see inimene sinna Rally TV tellimusse saada. Selleks on meil vaja minna kohta nimega Netflix. Ja. Teha läbi hooaja üks korralik dokumentaal. Ma arvan, et need persoone on. Nagu Miller ütles, et meil on lahedad insenerid, mehaanikud, et inimesi leiab sellest, kelle peale see sari nagu üles. Selles mõttes, tead ma, on küll, aga sõitjate osas ma olen nõus, et sõitjad on kuradi igavad rallis. Nagu ka need kommentaarid, mida F1 sõitjad nagu siis raadiosides annavad võistluse ajal, need on nagu minu meelest kõige mahlasemad kommentaarid üldse, mida teha ja need tunduvad nii mõttetud ja need tunduvadki minu meelest rohkem nagu show pärast, et sõimatakse üksteist, et see surus mind välja nagu rõd, nagu come on, keegi surus sind välja ja eriteada on veel need insenerid, kes vastavad selle, et ja, nägime, understood nagu mingid hästi nonsense vestlus. Ma küsin selle peaks, kas Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen olid väga värvikad isiksused või? Aga ikkagi me olime näpud püsti, Häkkinen. Kas nad nüüd värvikad olid, ma ei tea, aga ma arvan, et ikkagi see kuvand oli kuidagi äge. No, ma arvan, et tegelikult ongi hea näide, Oti kuvand ongi sarnane. Aga võtta Evans, mina ei pane Evansit kunagi tähele, kui ralli saab läbi, siis mina vaatan, kus ta on, siis järsku võitis. Mina panen tähele selles, kui on vaja hakata võitlema mees mehe vastu, siis ta ei tule alati võitjana välja. No ta ei tule võitjana välja. Ja ongi näiteks kui me nüüd räägime, lähme nüüd selle ralli juurde täna. Aga Evansi puhul ongi näiteks see, ongi seal nagu ta vastused nagu võibki panna replay peale, sest need on alati samad ja seda ongi igav kuulata. Et ülipalju, tegelikult nagu väga hea oli see Jaani mingid punktid, mis ta seal sai ja ma arvan, et sealt tuleb põnev lugu, paneb mingi loo kokku sellest. Ja kindlasti, oma hommikul kell 5. See tundub päris põnev. Tule lugema. Et väga hea, et seal käis. Aga rääkides siis rallist, et nullist need mehed alustasid tänast päeva ja praktiliselt nullisega jäi ainult, et suurema punktid lähevad Neuvilli kaukasse, kui ta homme suudab oma auto üle finišijoone kas või lükata. Väike fun fact lihtsalt siia vahele, et just praegu vaatasin korraks, et mis see Ogieri ja Evansi tänase päeva vahel 0,1 sekundit. Ogier ja Evansi või? Jah. Et see on 100 palju kilomeetrit sõideti. Kui eile oli 6,6, siis täna 6,7 on. Jah, 108 kilomeetrit äkki võis olla täna kilomeetrid, et tulla 0,1-ga päris
aga rääkides Evansi ja Neuvilli duellist, siis sa näed sõitjaid, nende trajektooria värki-särki paremini kui mina. Mille poolest siis Neuvill on nobedam? No 4,9 sekundit on vahet, ma ei saa öelda, et Neuvill on nobedam. See on nagu nii marginaalne vahe ja selle 200 mingi 20 kilomeetri peale 4,9 sekundit, et noh, need on nagu nii pisidetailid. Aga ma arvan, et me võime lihtsalt tegelikult suures pildis võime öelda, et Evansi sõit on kindlasti selline hästi närviline. Ja kuidas ta seal ka rooli peal elab, et Evansi sõit või selle Neuvilli sõit on selline hästi konkreetne ja kuidagi lihtne tundub jälgida, et see niimoodi vaadates ongi see ainuke vahe, aga ma lisaks ära seda, kui me täna vaataks näiteks tee äärest, seal katse ääres kõikide meeste sõitu ja kui isegi Evans kaotaks minuti, 1,5, siis me ei saaks sellest aru katseres vaadates, et seal kumbki aeglasem on, et need on iga kurvi peale mingi üliväike nüanss ja tegelikult kerib on ju, aga kuna see on 4,9, siis ma ütleks, on täitsa võrdsed. Kas Ogier oleks selles esikoha heitluses sees olnud, kui tal poleks neid paari momenti olnud? Ja see üks moment oli ju tegelikult see parem kurv, kus ta vajus terve autoga juba kallakule välja ja siis tuli vasak selline nii-öelda tagasi pööre peaaegu. See koht, ma arvan küll oli, mis võttis nagu korraks ikkagi maha. See auto oli ikka nagu täiesti 4 rattaga teelt väljas. Seal oli lihtsalt õnne, et polnud mingi kivi ega midagi. Aga tegelikult... Ja teine moment oli selline ülevalt tulles suurele publiku alale, oli ka peaaegu nagu käest ära minemas, korraks oli külg ees lihtsalt. Jah. Kas ta oleks? No ma arvan, et oleks lihtsalt võib-olla Evansiga veidi võrdsem, aga ma arvan, et see jõuvahekord oleks praegu sama, et me võib-olla räägimegi seal 5 kuni, ma ei tea, 7-8 sekundit, aga Evansini 6,7, Neuvillini 11,6, tegelikult see pidu pole läbi veel. Sinna ei mahu väga palju vigasigi nende teiste eespoolt sisse, et selles mõttes ma üle pikka aja päris lahe tegelikult näha, et nagu ralli algusest, esimesest katsest peale, loodetavasti viimase katseni 3 meest panevad. Mulle meeldis Ogier viimase katse intervjuu. Üritasime päev läbi suruda, ainus mida näha tahame on miinusmärk aja ees. Ma kirjutasin blogisse ka, et see on tšemponi mõtteviis. Väga lahe. Aga vaata, Latvala vist teile ütles, et tundub, et Ogier hakkab ikkagi nagu vanus natuke ründab seal. Et tal võtab aega, kusjuures Ogier ütles ka, et esimest testi oli väga hirmus teha, et hoog oli nii suur ja pidi harjuma ikkagi selle kiirusega jälle. Ja siin rallil ka tegelikult ju ralli algus oli selline üle kivide känduda ja ühel hetkel tundus, et sai jälle hoo üles, et ei ole tal enam see nii lihtne, nagu kunagi oli. Aga see võitlusvaim on tal kindlasti sees ja ma arvan, et ega tema pole allandnud, et homme läheb tal täis võidusõiduks veel. No homme selles mõttes on uus ralli, et nii-öelda oma poodiumi kohta ta parandada ei saa, küll aga on võimalik siis lihtsalt punkte võtta tiimile rohkem kui... Jaa, eile ma ütlesin, et ma ei usu, et need 3 meest ära kestavad, et küll see Ott nagu veel poodiumile tõuseb. Aga kessid? Aga kessid tänase ära ja ma arvan, kui tänane ära kesteti, siis homme vormistamise küsimus selles mõttes, et kui Ogier näeb pärast, ma ei tea, esimest teist katset, et siin pole midagi teha, siis tema võib julgelt tooma võtta, ta ei mängi punktide peale. Homme näeb 54 kilomeetrit. Täna oli 108. Jah, et Evans, Neuvill, ma arvan, et Neuvill on lihtsalt nagu praegu kuskil tase kõrgemal. Tundub kuidagi nii ja Evans, see tase kõrgemal on nagu tegelikult mingi väga väike samm kõrgemal, aga tundub kuidagi, et ta nagu tahab vist rohkem. Vähemalt selline mulje jääb. Ja, mina ütlesin peale Geeniat juba, et meest tuleb maailmameistriks siin vanemad härrasmehed vaidlesid vastu, tuli hingeliselt nagu sellest telefonikõneski oli kuulda. Aga näis, minul on Neuvilli usku sel aastal ja ma näen, vähemalt 4 ralli põhjal tundub, et kindlasti. Mees on on the mission. Aga siin ma tahaks tegelikult veidi vastu vaielda Jaanile, et see, et tal on 3 ralli võitu, on täiesti savi.
tal piisab nüüd teisest ja kolmandast kohast ka. Absoluutselt, muidugi. Vaata meil, mis punktisüsteem esiteks on ju. Teiseks, Neville'i eelmine hooaeg oli esimene hooaeg, kus ta suutis nagu vormistada ka kiireid kruusarallis ära poodiumi kohtasi järjest. Varem ei ole seda olnud. Nii et meil ei ole mõtet mingit 5 aasta tagust statistikat vaadata. Meil on, vaatame, mis toimus eelmine aasta, mis ta suutis selle autoga eelmine aasta teha. See oli nagu raju mingisugune hüpeda kuskil nii-öelda oskustes või karjääris. Ma ei oska seda kuidagi nagu sõnadesse panna, aga see oli täiesti teine Neville. Ja ma arvan, et selle pealt nagu see hooaeg ta paneb samamoodi edasi. Ei olegi vaja võita. Me nägime juba, et võita ei saagigi rohkem punkte. Provisional standings on selline, et 9 punni lahutab teda Evansist, kui nüüd peaks punktid lukku lööma ja rohkem keegi homme juurde ei saaks. Ja tervelt, mis see 85 miinus 54 on meil, on 31 punkti on Formoni ja 85 miinus 43. Ikka klubin käib, 42 punkti on Ott Tänak maas liidri kohast, 4 ralli järel. Selles mõttes võiks öelda, et see ei ole ju suur number, et see on tegelikult 2 rallit vaja ära vormistada ja teistel mingit nulliringi teha. Aga samas jällegi see... Mida suuremaks see vahe läheb, seda keerulisemaks see läheb. Ja ikkagi selle aasta punktisüsteem ei ole enam nii mustvalge, nagu see oli varem, et Neville võib katkestada reedel, võib katkestada reedel, laupäeval on ju pühapäeval tuleb, võtab ikka hea portsu punkte ära. Et tõenäoliselt see vahe, mida enne sai arutada ala 30 punkti vahe, pole hullu veel, et küll kellelgi teisel ka juhtub, pole veel nii-öelda juhtunud, on ju. Siis need kaardid on nii-öelda selles mõttes läinud. Räägime Tänaku ja Formeau võitluses ka, mingit võitluspaari veel tahad otsida, siis nende meeste otsa pead vaatama. Ma olen mõelnud nüüd Adrieni, ta on mitu korda vist seda öelnud, et ja ka kommentaatorid on talle seda öelnud, et sa võitled ju ikkagi maailmameistriga, 2019 maailmameister ja see, et sa seal mõned katsed teda edestad, see on kõva sõna, et kas see on rohkem kompliment nüüd Formeau kiirusele või väike, ma ei taha öelda häbiplekk, vaid siuke, mis see teine sõna oleks, väike miinusmärk Otile. Ma arvan, et see on ikkagi Formeau kiitmine selles mõttes, et vaatame, mis seisus Ott Tänak eelmine aasta selle autoga oli. See tähendab seda, et see auto ei ole konkurentsivõimeline auto, mida me teame. Aga see mees on võtnud 2 poodiumit selle autoga ja praegu tuleb 5. kohta ja kaotust Ott Tänakule, kes teeb Hyundai'ga tänase päeva kokkuvõttes vist alla 10 sekundi. Ott sai terve aasta seda autot arendada. No aga asja ei saanud ju, autot ei arendatud. Praegu liigub. No vaidluse kohta, aga fakt on see, et Ott Tänak ütles, et terve aasta jooksul autot ei arendatud. Tema võis oma soovitusi anda, aga autoarendust ei tehtud. Ja ma olen täiesti veendunud, see auto on suures pildis sama, mis ta oli enne, et mingisugune väike okei, seal oli mingi muudatus, tehti taga tiiba nüüd sisse, aga sellega nagu see ei ole mingi muutev asi, et poodiumeid võtma hakata, et seal olid mingid suured fundamentaalsed probleemid, mida ei olnud nagu võimalik isegi lahendada vist. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et Formeau on kõva, et ta selle autoga suudab üldse midagi näidata ja nii ongi tegelikult. Jaa. Jääb siis Formeau Tänakust maha 19,9 sekundit ja võtab siit koju 5. koha punktid, kui suudab homme lõpetada. Takamoto Katsutast ja Andres Mikkelsenist ja Gregor Münsterist ei olegi vast midagi suuremat rääkida. Jah, ega seal ei olegi suurt midagi mainida, et sõitsid ja lõpuni nad jõudsid ja Mikkelsenil 4 minutit kaotust, Katsutel 2.14 ja Münsteril 5 minutit põhimõtteliselt, et ma arvan, et see kolmik on selline, et toretad on, aga midagi nad juurde ei paku, selles mõttes me arvestame ikkagi põhimõtteliselt hetkel, et meil on 5 WRC autot ülejäänud on kuskil teises kategoorias. Ja ma arvan, et me ei peaks rääkima ka väga pikalt Rally 2 arvestuse liidrist nii kaua, kuni talt ei küsita, et kas sa
kas sa loodad, et täna USA võtab abipaketi Ukrainale vastu või mitte? Ma arvan, et tema ja ta relvaärimehest vähemalt kuulduste kohaselt isa sellele ei looda. Jah. Sest siis ju lõppeks ka tema ralli ilmselt. Tõenäoliselt, et kuskilt see raha tuleb aga ei, ei saa midagi öelda. Mees on kiire ja nii ta on. Kahjuks küll, ja see on selle asja kõige kurvem pool minu arust. Johan Rossel siis natukene on tagasi võtnud tänu selle Gräzini ühe refi purunemisele ja tundub, et natukene aga enesekindlust läks siin refi purunemisse. Ja Sami Pajari 3., Gus Greensmith 4., meie mees langes konkurentsist, mitte et ta seal nagu väga kõrges mängus oleks olnud, aga oli siis mehaaniline rike ja ma nüüd otsin oma paberitest, mis see rike oli, käiguhoovastiku purunemine. Oho. Jaan siis raalis välja. Tiimijuht Juss Rooden, ütles, et Linnamäe proovib auto korda teha ja hooldusalasse jõuda. Seda infot, kas ta jõudis või mitte, meil tänaseks hetkeks ei ole ja õhtul otsustab, kas pühapäeval startida või mitte. Okei. Ma arvan, et ikkagi oleks mõistlik need kilomeetrid ära tuua. Aga ma korraks veel, ma ei tahaks tast rääkida, aga lihtsalt nagu mõte see Bulgaaria rahvuskangelane. Aga miks sa Bulgaaria keeles oma autos räägi? Miks me kuuleme sealt meie kalli idanaabri keelt? Ei tea, kurat, ühesõnaga. Seal tõenäoliselt ju siis nagu plekki on nagu ikka jalaga segada. Võiks arvata ju. Nii. Ja see võimalus, et ta ralli ühte saab kas või oma kiiruse pealt on ju nulli lähedane. Miks see on nulli lähedane? No kes see võtab ta endale? M-sport. See ju M-sport, et võtab ta enda sõitjaks. Ma arvan, et see tapaks M-spordi ära. Maine kujunduslikult. Ja. Aga miks ta siis tuli seda plekki nii palju, miks ta siis ei osta endale ühte autot ja panna ralli ühega kauda kärutab selle ralli 2-ga? Ta on sellega sõitnud juba mingi 6 aastat või? 7 aastat. Keegi taha teile müüa? Võib-olla küll. Las ta jääda siis. Mõttekoht. Aga aplaus jätkuv, kestev ja ma arvan, et homse õhtuni välja Romet Jürgensonile. Vaatame, kas ta 16. katse on lõpetanud. Just tuli. Ja võitis loomulikult katse ikka, on ju? Ja ta on ainuke hetkel küll. Aga võib öelda, et päev on turvaliselt õhtusse viidud ja ega võibki rahulikult võtta, sest 2 minutit Ulme jääb Taylor Gill temast maha. Austraalia Ford Fiesta Rally 3 mees. Ulme tõesti. Tänase päeva kokkuvõttes Jill Taylorit enne viimast katset siis oli juba 26-ga täna edestanud ja kokku 2 minutit ja natuke peale vist. Meil tuli Rometi kohta üks küsimus ka. Nii. Reiko küsib. See on tema 4 küsimusest 3. Kuidas hindate Romet Jürgensoni konkurente ehk kas meie mees ongi tõesti nii hea või on konkurendid pigem lahjad? Ei taha üldse meie mehe saavutusi kahtluse alla panna, väga head tööd teeb. Ajaliselt võidab katsetel ikka väga kindlalt ja meediast ei näinud mulje, et pigem kontrollib, kui et surub. Kuna konkurendid on sellele küsijale täiesti tundmatud, siis mõtlesingi teilt uurida, et kas te teate nende meeste kohta midagi rohkemat või kuidas meie mehe sõitmist hindate? Kuigi palju tean, aga ma arvan, et me võime selle sama näiteks see Gill Taylor, see on tema otsene konkurent ka FIA Pirelli Star Driver. Siis on seal on Bruno Polacia. Ütleme, ma arvan, sellest rohkem Caparo peaks ka olema otsene konkurent, kes praegu 9. kohal on. Polacia on sõitnud ralli 2-ga, aga ta on siis Bruno Polacia on siis see mingi noorem vend seal perekonnas. Ei ole nagu midagi näidanud, ei oska nagu otseselt seisukohta võtta. Aga ma arvan, seal on nagu Jakub Matulka, kes on poolakas kiire mees ja siis oli türklane, kes siin kohe teisel katsel vägevalt virutas. Ali Turkan, kes on tõesti väga head kiirust näidanud. Ma ütleks, et algust tegelikult vist vaatasin ka selle sõitjate listi järgi, et selline top 5 võiks olla seal, ütleme 5 meest võiks seal olla küll sellised päris kiired, kes üks neist ka kindlasti Jürgenson. Aga ma arvan, et see töö, mida ta teeb ja see analüüs, mida ta teeb, mulle meeldib see, et ta ei ole nüüd 17-18, et ta ikkagi
on nagu selline mature driver, selline täiskasvanuliku lähenemisega ja see meeskond seal taga on nagu niivõrd professionaalne, see, kuidas tehakse nende FIA Pirelli Star Driver, kes iganes need on, kuidas nendega tööd tehakse, et see on see, kuidas peab lähenema. Teistel ei ole seda võimalust tõenäoliselt ja ma tean, et ka need enamused sõitjad, kes iga aasta seal on, nad ei saa isegi testi teha, sest finants puudub selle jaoks. Neil on iga ralli ette testid, kõik jutud, ma ei tea, coachid, värgid, särgid, et seda tehakse lihtsalt niivõrd õigesti kõike, pannakse plaanid, et ei oleks arvanud, et ta nii kiire on hooaja alguses, aga arvasin, et ta seal top 5 igal rallil kindlasti suudab olla. Nii et ta on kõva vend, aga ma arvan, et seal jah, ütleme kindlasti 10 sellist kõva venda ei ole, et selline kuni 5 tükki ma pakun, et võiks olla sellised poodiumimehed. Jaa, Romet on väga tubli aga jääme ikkagi 2 jalaga maa peale, et rallisid tuleb ju veel ja võib-olla siis nendele Tayloritele ja nendele Caparodele sobivad mõned teised rallid rohkem. Ja kindlasti türklane ka on kruusarallidel ilmselt sama kõva soos. Ja kui peaks jätkuma Rometi selline domineerimine, siis võtame ka selle vastu. Aga kusjuures, kas sa mäletad, eelmine aasta, kui me rääkisime Rometiga, siis oli mingisugune nii-öelda veksel visatud välja selle programmi juhi poolt, et kui nende sõitja võidab esimesel hooajal ära junior WRC, siis kõikide teistega võidakse lõpetada lepingud ja minna ainult selle ühe sõitjaga edasi. Kohe ralli 2-ga täisprogrammiga kõik raha läheb tema alla. Nii et mingi selline asi visati seal välja, nii et see oleks päris Taylor Gilli ja Norbert Majorit ja Bruno Bolassit ma isiklikult ei tunne, nii et neilt võib raha ära võtta küll. Aga rääkides veel küsimustest, siis seesama Reiko on meil täpsustanud seda neljapäevast, vaatame, mõtlesime, mis 10 minutit shakedownil tähendab. See ilmselt tähendab seda, et ta sõitis mingi vipiga, seda kolmandat läbimist. Nii, siis tema teine tähelepanek, et Hyundai tundub Tänaku ja Mikkelseni käes väga närviline, võrreldes Neuvilliga meenutab sellist tunnet, kui virtuaalmaailmas katset sõites on sul tagarehv katki ja pead hästi palju sättima rooliga. Siit mul küsimus, et millal viimati oli Ott autoga rahul? Endal meenub, kauge see pole, maailmameistri-tiitli aasta ehk 2019, pärast seda ei ole ta leidnud teiste autodega ühiskeeld. Jah, ma arvan, et ega nii ongi, et ei olegi vahepeal minu meelest ka olnud. On küll närvilisem, ja eks see tulebki sellest, et sõitjale see ei sobi või ei olegi leidnud nii-öelda head seadet, kuigi ega neil ei ole nagu liiga palju kilomeetrit kaassaldi peale, et saada mingi mõistliku seadega minna. Ja nagu me oleme aru saanud, siis Neuvilli ja Oti põhiseaded on ikka pigem suht erinevad. Et sealt ei olegi nagu väga midagi võtta, see ongi loll olukord, kui iga aasta autosid vahetad, et sa nagu saad mingi mõtted paika ja siis kõik maha visatud see aeg jälle ja teadmised, et kui ta teeb nüüd järgmine aasta veel hooaja ja Hyundais on koht talle olemas, siis ma arvan, et järgmine aasta saame näha, kas see auto on stabiilsem või kruusa peale esimesi kruusaralli siis saab mingid põhjad paika ja kas siis hooaja lõpupoole kruusarallidel tundub see asi hea, et see keeruline olukord tal on, jah. Matil on päris huvitav küsimus. Eile oli küsimus sõitjate magama minemise kohta, et katsed lõpevad suht hilja pärast tagasiside andmised ja muud sellised tegevused. Magama minnakse ka järelikult hilja, aga kuidas on ärkamisega? Sõitjatel on ju vaja varakult rallipargis olla, et kontrollida varustust ja sõiduksu ette valmistada. Enne on aga elamises tualetid, söömised ja muud. Ehk siis uneaega jääb 4-5 tundi ehk. Kas see suurtel kiirustel mõjuma ei hakka ja ohtlik pole? Mina ei suudaks rooli minna näiteks 4 või Tallinnast Tartusse sõita, kui ma olen 4 tundi maganud, et päris halb oleks. Sellised 4 tunni päev ilmselt tegelikult ikkagi ei ole, aga ma arvan selline üle 6 tunni kindlasti uneaega ei saa. Kõige sellise rajuma graafikuga oli Walesi ralli, mida mina olen sõitnud ja seal oli küll, et ilma ühtegi nagu lisategevust tegemata, ilma et ma oleksin öelnud, junior WRCs meil polnud nagu liiga palju, me ei tohtinud seadistusi ja midagi väga muuta, on ju. Ehk lihtsalt viisid auto ära otse hotelli, ma arvan, kiire video vaatamine, üks kord legendiga ja magama ära
ja hommikul ülesse ja vist tuli vaevu 4 tundi täis. Et see graafik oli suht raju, aga ega seal ei olegi midagi, eks see tegelikult on selline adrenaliini pealt paned ja see hoiabki sind ärkvel, et tegelikult ma võin hea näite tuua, et ma olen sõitnud Eesti rallit, kus ma olen oluliselt väsinum pärast rallit, kui ja siis mõtled, kuidas ma neid MM-rallis ära kessin, on ju. Et tegelikult lihtsalt nii-öelda adrenaliini pealt kestad need 4 päeva ilusti ära. Aga jah, unetunde mingitel rallidel kindlasti jääb päris väheks. Ja teine küsimus, et mida ja millal süüakse, juuakse, kas on toitumisele mingi kindlalt reeglid, dieedid või jäetakse võimalusel 2 suupoolega sisse, mis kätte juhtub? Päris hea. Ei, tõenäoliselt ei aeta sisse, et seal... No tipptiimides on... catering on ees, on ju. Sul kokad ikkagi teevad mõistliku toidu valmis ja selles mõttes toit on ikkagi valitud. Mida süüa, et kui sulle pakutakse kartulit, kapsast ja seapraadi sellist, on ju. Et see ei ole mõistlik söök selle pärast, et seda on raske seedida, sa oled unine, sa oled väsinud pärast söömist. Me kõik teame, on ju, kui tõmbad selle seaprae sisse, siis tahaks diivanile pikali visata. Et pigem ikkagi... saad sealt riisi, jah, ega mingi kartulit, aga liha poolest pigem kala, pasta, kana, et sellist rasket asja väga mitte, et see on ikkagi, jah, kuigi ma ei tea, kas see teadlasik on, ma arvan, et iga normaalne inimene teab seda, et mis toit võiks olla kergemini seeditav. Heiki viskab meile siia nuputamisülesanded, et millised on teie arvates läbi aegade kummalisemad kiiruskatsed? Kummalisemad? Mulle meenub see, mis Rally Estonial sai kõva kriitikat. Mulle see tegelikult meeldis. Vaata see punktikatse seal, millega oli suur poleemika. Minu arust see väsinud tehas seal taga oli väga äge. Mulle ma praegu mõtlen, kas mina sõitsin Elva kiiruskatset. Ma ei ütle, et see Elva kiiruskatse ise nagu veider oleks olnud, aga seal oli üks väga veider lõik. Ma võin praegu ajada sassi, aga äkki võis olla. Ühesõnaga kõik katsed, kus on mingi koonuste vahel keeramised ja pööramised ja aru lõpuks keegi ei saa, kuhu see auto läheb ja kust ta tuleb. Need on kõige veidramad sellised mikiirekad minu meelest, et need võiks olla olemata ja kuidagi mõistlikumalt teha. Aga niimoodi sellist päris kiiruskatset mul ei tulegi ette vist. Jah, ma isegi ei oska rohkemat öelda, et eks need mikiirekad on sellised, on nad nagu on ja võib-olla see aasta pärast Soome rallit, kui on virtuaalne šikaan, siis ütleme, et see oli veider katse. Ja seda ootame huviga. Ootame huviga ka homset päeva, mis algab juba kell 8:08. Kiiruskatsete pikkused siis 13 ja 14 ja sõidame neid mõlemad siis 2 korda ja 14:15 hakkab meil punktikatse. Nagu alati kordame üle ka punktisüsteemi. Sul on peas, on ju? Jaa. Ei, kahjuks ei ole. Ma enne just mõtlesin, et kes kui palju punkte sai ja ei suutnud kokku panna seda lugu. Nii, minul on peas ja silmees. Silmees. 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 jagati täna. Ja. Ja homme on veel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pluss punktikatse nagu ikka 5, 4, 3, 2, 1. Et kokku maksimum on ju 30 ikka? Ei. 30 on? Ikka 30. Ja maksimum jääb samaks. Maksimum jääb samaks, jah. Ja eks siis homme loeme tibusid ja kanasid kokku, aga teete seda koos Eigoga. Ja. Eigo ei ole kuulajatele võõras. Ja Eigol on praegult Kossulahing. Huvitav, kuidas see läheb? Rakveres oli see vist, on ju? Ei, Rakveres oli eile. Täna on hoopis teine koss. Kalev Cramo on teinud 14-0 spurdi ja võitis finaali esimese poolaja 8 punktiga. Ukraina suurklubi Prometi on meil siin Unibeti. Ma nagu sa aru said, siis ma ei tea korvpallist mitte midagi. Aga eile oli vägev. Kui sul on programm, mis avab videosid telefonis, siis mine vaata, kuidas Tapa Prantsuse sõdurid tegid ikka möllu seal Rakveres. Okei, saal oli täis, jah? Jaa, 2300 ja rohkem see ei mahutagi. Oha, äge. Siis ma vaatan järgi videoid. Aga Horvaatia publik minu arust on varasematel aastatel ikka rohkem arvuline olnud. Visuaalselt küll. See ilus loss on seal täitsa inimtühi seal praegu. Kuidagi see aasta on küll jätnud mulje, et vähem on. Aga võib-olla see COVID aastad oligi, et inimesed tahtsidki ikkagi piknikule olla. et päriselt läksidki piknikule. Jaa, ei, tegelikult on Horvaadid ka tublid. Ega seal palju kohti ei olegi, kus sellised
festivale teha nagu Rally Estonial, et kitsad külad ja katsu seal siis mingi katus leida on ju. Ja tegelikult nii ongi ja jah, ma ei oskagi rohkem öelda midagi. Ei, ralli on lahe ja homme üks lahe päev veel ees ootamas ja üks lahe podcast ka. Muidugi, podcast, millega me lõpetame 6. käigu selle nädalavahetuse ja homme juba kohtume, kuuleme. Ja aitäh täna kuulamast ja homseni. Homseni. Kuues käik.